päike on järjekordselt tere, nagu öeldakse. Aga tahtsin tegelikult näidata, kuidas me siin autos magasime, aga siis mul tuli kiire spordivõistlus peale, et tead jooksu natuke selle lindiga ja siis ei tulnudki midagi välja, aga põhimõtteliselt niimoodi me siin olime, Remi veel magab siin. Ja ilusti mahtusime ära, ei olnud aga mitte midagi. Kõik oli tips-tops. Teine korrus on ka elus, nagu näha, et väga mugav hotell on teisel korrusel, et puhkab ilusti välja. Remi, kas sa tahad riisiputru hommikul söögiks? Seda head riisiputru, mis seal maitseb. Tahad, jah? Seda. Ok, ma siis teen sulle seda. Marta, kas sa tahad ka riisiputru hommikuks? Sellist. Või tahad mingit kaarelbeputru või tahad midagi muud? Seal ka juba sipekad toimetavad. Väga mõnus öö oli. Ma tahtsin öelda, et päike on seal. Paneel on seal niipidi viltu ja kui ma viimati vaatasin, siis 45 vatti tuli sealt voolu, nii et kõik on moepinn. Nii nagu planeeritud, et ei peaks mõtlema, kuhu suunas autot parkida, vaid kuna paneel on suurem, siis pargid kuhu tahad ja ikka läheb. Nii et kõik on hästi, võtab väga hästi. Ja ühtegi looma mail ka ei käinud. Need prigotid olid mul auto kapoti peal. Need seal. Et keegi neid sealt töös seal kangutamas ei käinud. Võt, aga nüüd kohvid ja söögid ja siis sõidame edasi. Kolme autoga. Umbes 15 kilomeetrit või niimoodi on veel Poolat järgi jäänud. Vaatame, ikka saab kuskil siin tankida veel. Vist on natuke soodsam kütte Poolas kui Saksamaal, aga võib-olla ole ka, ei tea, aga anyway võib tankida. Sest meil on vaja ka prügi ära visata, mis me laagrisse eile tekitasime ja praegu kaasa tassime. Aga tänane plaan on siis see, et läheme Saksamaale ja vaatame, kuidas see Saksamaa liiklus on. Et kuna meil on vaja umbes keset Saksamaad minnes ja me oleme praegu siin Loode Poolas, siis me peame ümber Berliini kuskilt sõitma, et kardame, et seal on umbes need asjad. Aga kui aeg on, siis sõidame kuskil küla vahel ringi ja siin lapsed tahtsid ujuma minna, et äkki õnnestub. Aga muidu sinna Land Roveri Saksa klubi sünnipäeva sihtkohta on minna 490 kilomeetrit, et see võib minna 6 tunniga ja võib minna 12 tunniga. Et homme hommikuks kell 11 saame teiste eestlastega seal Offroad pargi kõrval kokku, et siis kõik pidulikult minna Eesti ekipaažiga sakslastele külla. Siuke plaan. Diisel. Aga enne Saksa piiri on küttekallis 6,09 Poola rahas. Ma kohe ütlen, mis see Eesti rahas teeb. Nii, kalkulaator 6,09 jagatud 4,2. 1,45 on siin. Ei ole 1,35 nagu eile olid, 1,45 on. Aga ei ole hullu, pane paagi täis ja sõidame edasi. Tere tulemast Saksamaale, et täpselt nagu Poolasse tulleski oli ka siin siukene ajutine piirikontroll, et kiireteelt suunati kõik kõrvale ja siis pisteliselt kontrollitakse autosid ja Indrek oli kõige ees, siis tema käest küsiti, et kas meil relvi ja veel mingid värki on või ei ole ja siis Toomas ja meie käest ei küsita rohkem midagi. Et kuskilt Euroopa info veebilehel oli ka tegelikult kirjas, et siuksed ajutised kontrollid võivad olla ühel või teisel põhjusel siis pandud ja et arvestage sellega. Oligi liiga ilus, jõudsime ummikusse ja nüüd siis keerame
kiirtee poolt kõrvale, siis siin näitab, et 13 minutit või midagi taolist peaksin ummikus seisma. Me ei viitsi seista, me läheme nüüd kuhugi küla vahele ja vaatame, kuhu navid meid juhatavad siis. Et jah, ma ei tea, üle 100 kilde läks hommikul nagu siuhti, aga nüüd hakkab pihta. Aga kasutan esimest korda Apple'i enda Maps'i nabimiseks ja pean ütlema, et täitsa äge on. Et neid suuri ristmikke ja ärakeeramisi näitab see Apple'i rakendus siin autoekraanil väga nagu hästi, et zoomib sisse, näitab zoomib sisse ja näitab siukse ilusa sinise raja, kus nagu minema peab ja puud tekivad tee äärde. Väga lahe. Mulle täitsa meeldib. Vaatame, kui seda päeva läbi kasutada, kuidas see siis, mis muljed siis on. Ja muidu ma olen veise kasutanud, aga siin Apple'is saab ka mingid ohte ja asju teile pärkida, et tegelikult päris lahe, aga nüüd me oleme päris laheda Saksa küla vahel, et täitsa ilus on. Kas see rada läheb kellegi koju vist? Ma ei tea, Apple Maps näitab, et sealt saab ringiga minna ja siis sinna kiirtee peale tagasi. Jaa, see oja on natuke suur siin. Ai, mitte see, jah. Ma ei tea. Ai, see Apple näitab seda rada, mis otse läks, jah. Aga valikut ei ole, sellepärast, et siin ees on niisugune jõgi, kus ainuke sild ongi see ummikussild. Muidugi siin me peaks suure kaare tegema juba. Jep, tundub nii, jah. Nii, ja mis plaan Sotagas? Otse saaksime me minna selle kiirtee peale tagasi täpselt sinna samasse kohta, kust me maha keerasime. Mitte sealt, kus sa lähed. Mulle ütleb, et siit saab. Vaata, mis. Läks veits nässu meie see mõte küla vahelt lõigata ummikut, sellepärast, et meil on veekogud ümber ringi ja ikkagi peab sinna silla peale tagasi minema, kus ummik oli. Üle veekogu saada, et kuidagi siukse huvitava koha peale sõitsime ennast kinni. Ummikus saime ilusti läbi ja siis kõhud tundusid tühjad, nii et sõitsime siia, lähme võtame mingit inimesed burgerikingist ja sõidame edasi. Tulime lõunat sööma. Lastega ikka sööd purksi, aga burgerikingis on salatit palju vahel, et saab süüa küll, ei ole hullu midagi. Ega me iga päev purksis ja eile siin on pitsat näiteks. Ja sai siis valitud vastavad eined välja ja tuli tellimuse number. Tellimuse number on 1799 ja ootame siin oma tellimust ja siis hakkame Tommiga rääkima, küsima, et mis sul number on. Tom ütleb, et minul on 1799. Ma ütlesin, et ei saa olla, minul on 1799 ja vaatame mõlemal 1799 ja nüüd nad siis seletavad seal kassa juurde. Teevad sellist, et eks me näeme, hakkame siis kaklema, et kummal mis toit on. Saime siis lõpuks oma toidud ikkagi kätte, aga segadust oli palju, et esiteks olid 2 tellimust, segamine, et üks oli täiesti ära unustatud
ja teiseks, et sellel meie tellimusel olid puudu ka tellitud sibularõngad. No, saime ka need õnneks kätte ja ka Tom sai oma lasteined ikkagi kätte lõpuks, aga jah, see segadus on päris suur siin ja me ei ole ainukesed, kellel segadust, et siin mingis lauas olid joogid puudu ja et tundub, et see töö kvaliteet on siin ikkagi päris kehvaks läinud. Burger iseenesest on väga hea, aga jah, töö kvaliteet on kehva teeninduses. Mis see on? I think that's a surprise. Mingi moos. Ma olin üllatud. Väga hea söök on siin, et burger on hea ja kriikad on mõnusad krõbedad ja selline hea söögilaud ka. Ja mis ma siin avastasin, on üks huvitav asi, et siin on ikkagi, kas on nii pikalt kuuma olnud või siin ongi nii palju soojem ja kliima soojem, et muruplatsid on kõik ära kõrbenud, on täiesti pruunid. Et selline tunne, nagu oleks mürgiga üle pandud. Siin on niidetud, aga niidetud lausa kulu, et midagi nagu heina jallas ei ole enam. Nagu näha, oleme ikkagi jupmad lõuna poole, kliima on selle võrra soojem. Taliviljapõllud on täiesti kollased taliodrad. Et ma arvan, et siin on lähima nädala küsimus, kui kombain peale läheb. Hernes on ka mõndade põldude peal, nägin, oli juba kolletas, aga muidu on täiesti kaunad väljas. Muidugi lähedalt vaatamas üle käid nii palju, kui siit kiirtee ja teede äärest ise näinud olen. Mais on kõrgeks kasvanud, päris huvitav vaadata niimoodi neid erinevaid arenguid, et võrreldes meiega. Nii, nüüd on siuke seis, et seikleme siin külavahe teedel ja sihtkoht on mingisugune 3 võrra tundi sõitu umbes, aga täna ei ole mõtet sinna kohale sõita, sest homme kell 11 saame teiste eestlastega seal kokku. Et otsiksin lähedalt mingi kämpimiskoha, kus saaks äkki ujumas käia ja et see ei ole päris lihtne ülesanne, sest siin on hästi palju külasid igal pool, aga nüüd sõidame ja hoiame silmad lahti, et äkki leiame midagi. Mingi lombi koha leidsin, kuhu koole me sõidame, et vaatame, kui me sinna lähedale jõuame, siis põikame korra läbi. Äkki seal lombi kaldal saab olla. Aga üldiselt on ilus, väga lahe siuke mägine, mitte mägine, aga siuke künklik maastik ja suured põllud ja õnnud alleed ja ilusad majad ja hästi palju elektriliine ja tuulikuid ja tegelikult väga kihvt, mulle meeldib, mõnus siuke maaelu. Keeruline on siin Saksamaal selle kämpimisega nii, et saaks ujuda. Tulime mingi augu leidsin Google'i kaardi pealt ja märk on ees, et ei tohi minna. Mingi silt, mille saaks küll ära tõlkida, aga kui märk on, et motoriseeritud edasi minek keelatud, siis on veits jama. Et ma ei tea. Keeruline nende ujumiskohtadega on ju? Ei, liikluskäälgidel on kindlasti ainult metsasõidud. Mis asi? Ainult metsasõiduk. Ainult metsasõiduga edasi minna. Kas meil on metsasõiduk? See on nagu definitsiooni küsimus. Me saame oma autodega metsas sõita. Nii. Ei, ma ei oska. Sõita. Loomaviljakutega. Ei. Siin oli.
mootorsõidukite ja loomaviljakutega sõitmine on keelatud. rikkumisi menetletakse kohtulikult. Metsandusettevõtted ja elanikele tasuta. Sest ei ole mõtet õnnega mängida ja kohtulikult saada Saksamaal menetletud, nii et otsime midagi muud jälle. Metsasõidukite ja elanikud võivad edasi minna. Aga me ju oleme. Me saame ka selles mõttes, me elame nagu päriselt oleme elus, eks ju, ja meie autodega saab metsas ka sõita. Aga rikkumisi menetletakse kohtulikult. Kohtunikku tuleb alles ju augustis tööle, eks ole. Aga proovime mingit teist tee otsa. Millises tee otsas me praegu oleme? Ma isegi ei saa aru, minu arvates võime siin tulla, jah. Võime küll olla. Natuke tagasi ja... Näiteks. Ühesõnaga, proovime teist tee otsa. Heidub välja jälle, see karjäär oli aktiivne karjäär, kus lõhatakse ja nii edasi, et sisenemine keelatud ja eluohtlik ja nii edasi, et nüüd otsime lihtsalt mingi metsakoha, kuhu saab minna. Positiivne on see, et homme hommikul kell 11 siit selle sama linna, või küla, kus me praegu oleme, teises otsas 7 minuti kaugusel on kohtumispunkt teiste eestlastega. Aga nüüd vaatame mingisuguse lagedama platsi kuskil metsas ja proovime sinna minna, et veekogudega on siin kehvasti. Nii, leidsime siin Saksamaal siis lõppude lõpuks mingi kämpimiskoha, et igal pool olid küll keelumärgid ees, aga siin kuskilgi talunike põldude vahelt ja läbi kellegi mingi vana suvila leidsime ühe mingi huvitava tasku põldude ja metsade vahel. Vaade on siit hea ja esimene auto sai ära pargitud, teised tulevad veel järgi. Aga Veiko on kaval pea. Mina mõtlesin, et ma ei sõida autot siia, blokeerin teiste vaate ära. Veiko ütles, et sõida, siin on hea koht. Sõitsin auto ära, ütleb, nüüd mul on telgist hea vaade. On küll jah, $1 000 vaade. Ma olen siin kus kaval pea. Kui oma hotelli kohta ja vaadet hotellist saab valida, siis miks ka mitte? See ongi see wild campingu eelis. Pilet on viiekas ja otsi kohta, kus sa saad. Seal on mingi põld, midagi kasvab seal, et põhimõtteliselt telgi saab panna siia selja taha, siin on nagu sirge ja sile. Ja siis auto ka kuhugi niimoodi, et sirge oleks. Ma arvan, et on okei ju. Privaatne ja ühtegi keelumärki ei olnud, jah? Just. Istume siin ilusas laagripaigas, puuka rohkem kui murulehti või neid liblesid. Et iga üks meist on enam-vähem ühe puugi juba kätte saanud siit, aga õnneks keegi ei ole veel kinni jäänud, kõik on roninud. Aga siin ilmus laua peale siuke Rootsi äge jook nagu paskmust. Ma ei ole kunagi siukest asja proovinud, ma mõtlesin proovin ära, kui juba lauale toodi, et seda suströmingut me seal Pürenee reisil proovisime ja see ei olnud üldsegi nii hull, kui YouTube'ist näha võib, aga mina seda siiski vaatasin distantsilt, aga nüüd proovime paskmusta. Ei lõhna halvasti, lõhnab nagu mingi pulgakomm. Nii. Vahutab nagu mingisugune feeri. Ma ei tule sisse. Maitseb nagu mingi komm. Lastel on pidu üleval, ma lubasin sinna telka ronida nii palju, kui need mahub. Põhimõtteliselt maitseb nagu koola, kirsi ja kukekommi siuke vahepealne jook. Paskmust. Nii et nüüd siis teate, siin on peal ka kukepilte, et nagu kukekomm ja mingid muud värgid, et kui te tahate jooki, mis oma olemuselt meenutab natukene nagu Pepsit või Coca-Colat, pulgakommi, tähendab kukekommi ja kirssi, siis mingi Rootsi oske paskmusta. Vot nii. Aga muidu on lahe. Chillime siin, ootame homset, homme saame kõik kokku
Klubi president juba helistas meid kõiki läbi, küsis kaugel me oleme, kas me homme kohtume. Lubasime, et saame kokku, meil ei ole siit kaugele minna, 10 minutit ja olemegi kohal.